arendajad. Nüüd hakkas päriselt recording pihta, mingi tehniline probleem tuli mulle vahepeal teada siin. Et me kutsume kokku inimesi, kes kasutavad virtuaalreaalsusseadmeid õppetöös või on nende hariduslike VR-rakenduste arendajad. Täna meil on siin mõlemat. Kahjuks ei saanud tulla üks esineja Päästeametist, kes pidi ootamatult minema õppustele, mida korraldatakse praegu Eestis, aga ta saatis mulle enda ettekande, seega ma põgusalt käin selle ise läbi, et te oleksite lihtsalt kursis, milliseid hariduslikke rakendusi Päästeamet on arendanud. Järjekord on selline, et esimesena räägib meile Meelis Niine Mondo VR muusikalauast, mille ametlik nimi on Musical Journey. Teisena räägin mina teile siis põgusalt Päästeameti rakendustest ja kolmandana tutvustab Merit meile, kuidas tema on kasutanud keemia- ja füüsikatundides VR-brille ja viimasena Margit Randma sellest, kuidas kunstitunnis VR-seadmeid kasutada. Aga ilma pikema jututa siis Meelis. Oled sa valmis? Ja, aitäh, üks moment. Paneme esitlusega alguses peale. Nii, ma loodan, et te näete ja kuulete mind hästi. Tervist. Minu nimi on Meelis Niine. Ma olen siis MTÜ-st Mondo ja kes varasemalt Mondoga pole kokkupuuteid olnud, siis Eestis muidu me tegeleme selliste maailma hariduslike teemadega. Et korraldame haridustöötajale igasuguseid koolitusi ja seminare, kuidas selliseid globaalseid suuri teemasid nagu ränne või kliima oma õpilastega käsitleda. Ja üks selline meetod, mille me mõned aastad tagasi kasutusele võtsime, oli siis virtuaalreaalsus. Ja ma tutvustakski teile täna sellist virtuaalreaalsusmängu, mille nimi on muusikalised teekonnad. Ja ma ütleks nii, et selle mängu eesmärk kõige laiemas mõttes on just suurendada teadlikkus, kuidas on erinevate muusikastiilide areng saanud võimalikuks tänu inimeste rändele. Nii et võib-olla see mõtlemine siin taga on just nimelt see, et me ei pruugi igapäevaselt alati tajuda väga hästi, kuidas see kultuur, ka see popkultuur, mida me kogeme, mida me tarbime, milline nii-öelda selle inimeste mobiilsuse ja erinevate kultuuride omavahelise lõimumise mõju tegelikult sellisele popmuusikale ja ka teistele kultuuriväljunditele on. Nii et meie mäng siis keskendub just nimelt muusika teemadele. Nii et ma räägin täna kõigepealt natuke sellest mängust endast, siis toon niisuguse hästi lühikese kiirkursuse vormis lühiajaloo vaate sellele, kuidas saab ühe muusikastiili näitel üldse olla seotud ränne ja muusikastiilide areng. Ja siis räägiks juba täpsemalt sellest, mida me pakume koolidele, millised võimalused meie poolt on võimaldatud ja natuke ka sellest, mis siis edaspidi meil plaanis on. Nõndaks. Nii et kõigepealt sellest mängust endast, nii et mängitakse seda siis loomulikult virtuaalreaalsust ja seadmetega, Oculus seadmetele on see loodud ja kui sa mängu alustad, siis selles mängus on 3 sellist erinevat mänguala ja need mängualad iseloomustavad selliseid ajaloolisi ja geograafilisi perioode ja geograafilisi kohti, kust siis on väga hästi olnud omavahel muusika ja ränne omavahel seotud, et kust nii-öelda see inimeste liikumine on pannud aluse mingisugustele uutele stiilidele või siis andnud sellise, nagu liigutanud seda nii-öelda muusika arengut mingis teatud suunas. Ja nendeks piirkondadeks, mis meie mängus siis on kõigepealt Chicago ja Jamaica, 2 sellist võib-olla geograafiliselt mitte väga lähedast, aga kultuuriliselt tegelikult on nad omavahel ka mingis mõttes seotud asupaika ja need on siis aastatel 1950 ja 1960, ehk siis ajast natuke tagasi minna. Ja 3. piirkond, kust mängi ennast leiab, on tänapäevane Süüria, kus te siis, nagu teate, on pikalt olnud sõda ja kust inimesed samuti pagevad.
Ja nüüd selle mängu loogika on selline, et nendest mängupiirkondadest te leiate muusikaplotse või muusikasampleid. Näiteks Chicagost võite leida bluesi kitarri, sellise plotsi, bluesi vokaali, Süüriast leiate Süüria instrumente, Süüria, ütleme, vokaali, Jamaikal jällegi, ütleme, võib-olla rege, trummid, kõik sellised elemendid, mis seda asupaika ja muusikastiili iseloomustavad. Ja nüüd neid plotse omavahel kombineerides on võimalik avastada uusi žanreid. Ehk siis paljud muusikažanrid on just nimelt arenenud nende omavahelises põimumises ja kui neid plotse omavahel klapitada, on võimalik leida uusi stiile kuni välja tänapäevaste muusikastiilideni. Nii et me alustame siin, eks ole, bluesist, regest, aga jõuame välja muusikastiilideni tõesti nagu dubstep või reggaeton, eks ole. Et täna sellised stiilid, mida noored kuulevad. Nii et ja igal korral, kui te olete avastanud uue muusikastiili, saab mängija teada, milline on olnud siis rände panus just nimelt selle stiili kujunemisse. Nii et on ühelt poolt selline hästi kaasahaarav interaktiivne mäng, kus sa kogu aeg katsetad erinevaid muusikasampleid ja põhimõtteliselt lood oma muusikat, aga samal ajal kogu aeg õpid, kuidas üks muusikastiil arenes välja eelnevast ja kuidas see kõik on seotud rändega. Nii et ma korraks näitan teile selle mängu treilerit. Ma ei pane siia muusikat praegu taustaks, ma pigem proovin siis kirjeldada, kuidas mängija seda mängu kogeb. Nii et üks moment. Võtame siit sellise treileri, et meil on loodud mängule ka selline kodulehekülg, mille te leiate maailmakool.ee/music, aga selle leiab ka, kui lihtsalt kirjutada virtuaalreaalsus ja muusikaline teekond või musical journey, et siis te jõuate sellele samale lehele. Aga see mäng siis põhimõtteliselt näeb välja nõnda, et ma panen selle nüüd mängima. Nii, see on see treiler, mille me selleks loodud oleme. Võite vaadata pärast koos muusikaga seda ise järgi, aga nagu te näete, mängija võtab oma kätega erinevaid muusikaklotse. See käte lahendus on üsna uus asi VR-maailmas ja neid muusikaklotse omavahel kombineerides alati need omavahel tempo ja helistiku mõttes klapivad. Nii et te võtad siin need Jamaika klaveri ja katsetad seda trappi trummidega ja need on alati omavahel sellises sünkroonis. Nii et me oleme leidnud siis sellise küllaltki pika töö tulemusena üsna hea lahenduse, et need muusikastiilid omavahel hästi sobivad. Nii et vaadake pärast muusikaga seda rahulikult järgi, aga see võib-olla annab sellise natuke praktilisema vaate nüüd, et kuidas see mäng mängija vaates tegelikult on. Aga kuna ma saan aru, et võib-olla see muusikastiilide ja rände omavaheline seos võib tunduda natukene abstraktne, siis ma mõtlesin, et ma teen sellise hästi kiire ülevaate näiteks, kuidas rockmuusika, mida me kõik oleme kuulanud, mõned fännid, mõned mitte nii suured fännid, aga et milline on see ülilühikene rändelugu rockmuusika taga. Nii et see on selline 1-2 minuti ülevaade. Ja midagi, mida siis mängijad selle mängu käigus saavad täpsemalt teada. Et kui me võtame rockmuusika ajaloo, me saame öelda, et selle juured on ühelt poolt Aafrika orjade muusikas, Aafrika orjad, kes siis sundrände kaudu tulid Ameerikasse, ja teiselt poolt Euroopa sisserändajate muusikas, kes tulid näiteks Iirimaalt Ameerika Ühendriikidesse ja tõid kaasa oma sellise folkmuusika, oma traditsioonilise muusika. Nüüd, orjade muusikast, eelkõige lõunaosariikides, algsetest spirituaalidest ja sellistest orjatöölauludest kujunes aegamisi välja algne blues, algne, gospelmuusika ja väga suur panus džässmuusikasse. Selle kõrval jällegi Iiri sisserändajate ja ütleme veel Euroopast sisserändajate muusikast kujunes välja algne kantrimuusika. Ja kui lõunaosariikides elasid peamiselt siis Aafrika päritolu inimesed, siis Appalachia mäestikus, mis on Ameerika idarannikul, elasid võib-olla rohkem siis need hillbillid, keda tuntakse hillbillide nime all ja kelle panus on see kantrimuusika siis algne teke. Nüüd, kuni esimese maailmasõjani me võime öelda, et Ameerika Ühendriigid sõltusid väga olulisel määral oma
tööjõust, eelkõige põhjaosariikides Euroopa sisserändajatest, ehk siis töökäed Euroopast, kes tulid Põhja-Ameerika tööstusesse vajalikke tööd tegema. Aga maailmasõjad panid sellele rändele piiri peale ja Ameerika Ühendriikides vaadati üha rohkem lõunaosariikide poole, kus oli palju mustanahalisi inimesi, kes tegelikult olid ka potentsiaalne tööjõud nendesse sektoritesse, tehased, fabrikud, nii edasi. Ja mis siis juhtus, oli sajandi esimesel poolel me nägime Ameerika Ühendriikides sellist asja, mida tuntakse suure rände nime all, kus siis miljonid lõunaosariikidest, miljonid inimesed liikusid üles põhjaosariikidesse, näiteks siis Chicagosse, millesse sai oluline rändesihtpunkt. Sellega paralleelselt liikusid Apalachi mäestikust, ja kui te näete siin paremal pool ekraanil, nimetatakse seda hillbilly kiirteeks. Et hillbilly kiirteega liikusid need iirlaste järeltulijad, inglaste järeltulijad, siis samuti ülespoole põhjaosariikidesse. Näiteks siis samuti Chicagosse, millesse sai selline väga oluline kultuuride segunemise omavaheline sõlmpunkt. Nii et mida me siis näiteks Chicagos nägime, oligi see, et võeti kasutusele juba ka elektrilised instrumendid, see blues, mida enne mängiti lõunaosariikide sellistes pisikestes kohtades, tegelikult astus suuremale areenile. Ja mõned sellised mustanahalised lauljad tegelikult said suurt populaarsust ka valgete ameeriklaste seas. Ja lapsevanemate suureks ärmiks tol ajal oligi see, et nende lapsed tegelikult jumaldasid seda mustanahaliste rütmibluusi. Ja tegelikult on sellel hästi oluline panus just nimelt nende rassilise segregeerumise ja vastastes sammudes. Et näiteks, kui te siin ka pildil näete Little Richardit, kes oli üks esimesi selliseid rütmibluusi suuri tegijaid, siis tema tõi oma kontsertidele kokku juba nii valged kui mustanahalised. Ja võib-olla see kõige ikoonilisem tegelane, kes lõpuks siis selle lõunaosariikide bluusi ja hillbillide kantri kokku tõi, algse folkmuusika ja algse kantri, oli mõistagi kuulus Elvis Presley, kelle näol ongi tegemist sellise kombinatsiooniga, kus siis nii blues kui ka tema enda hüüdnimi oli alguses Hillbilly Cat, Hillbilly Kass, nii et see oli hea näide sellest, kuidas erinevaid žanreid omavahel kokku tuua ja täielikult suurtesse massidesse viia. Nii et seda laadi kombinatsioone saab siis mängus katsetades proovida erinevaid muusikapalasid koondada ja samal ajal õppida seda laadi lugusid, seda laadi rändeteekondi, nagu ma praegu näiteks rockmuusika näitel esile tõin. Nii et loomulikult Elvis Presley's järgnes juba tohutu rockmuusika võidukäik kuni tänapäeva Eesti igasuguste staarideni välja ja globaalse sellise ulatuseni. Ja täpselt samasuguseid lugusid saab rääkida reggae-muusika kohta ja Maikalt ja palju veel. Nii et see on selle mängu selline sisuline tuum, mida mängija saab siis kogeda. Aga mida me oleme siis tänaseks päevaks saavutanud või mida me oleme koolidele pakkunud, on siis see, et viimase paari aasta jooksul me oleme korraldanud Eesti koolides umbes 33 erinevat koolikülastust on meil toimunud ja üle 3000 noore on siis mänginud seda virtuaalreaalsusmängu muusikalised teekonnad või muusikarännak. Ja kuidas see siis välja näeb, on nii, et koolid saavad neid tellida, nagu ma teile kohe näitan, et need on tasuta töötoad ja praktikas näeb see välja nõnda, et meie ekspert, kes tuleb oma peaseadmetega, meie 10 peaseadmega, paneb need peaseadmed ilusti paika, näiteks kooli aulas või mõnes suuremas ruumis ja siis õpilased 10 gruppidena tulevad ja mängivad seda mängu circa kuskil 15 minutit, mõni natuke vähem, mõni natuke rohkem. Sinna juurde kuulub siis arutelu, et kuidas muusika ja ränne omavahel võivad olla seotud ja seejärel tuleb järgmine grupp õpilasi peale. Ehk siis kokku ühe päeva jooksul me saame rääkida võib-olla 80, võib-olla 100 õpilasest, kes seda mängu saab siis kogeda. Nii et lisaks sellele nüüd on meil mõeldud välja ka erinevad tunnikavad ja järeltegevused, nii et koolid, kes meid siis tellivad, saavad ka kaasa komplekti
või tähendab lingi tunnikavadele, mida saab siis pärast õpilastega ellu viia, kus saab siis nii-öelda palju põhjalikumalt veel rände ja muusika teemadesse süveneda. Nii et kui ma näitan teile meie Mondo maailmakooli kodulehekülge, nagu te siit ekraanilt näete, kõige lihtsam sinna ongi jõuda niimoodi, et kirjutada näiteks Google'isse Mondo virtuaalreaalsusfilmi tellimine või mängu tellimine, rändeteemaline virtuaalreaalsus, te leiate kohe nii-öelda üles selle veebilingi, kust saab täita ära tellimuse vormi. Siin on vormi link olemas ja selle kaudu siis me juba saame täpselt kokku leppida, millal ja kuidas. Ja siin samal leheküljel on olemas siis ka tunnikavad järeltegevusteks. Et üldjoontes nende tunnikavade eesmärk ongi, et õpilased lähevad põhjalikumalt sellesse teemasse sisse. Ehk siis neil on võimalik uurida oma lemmikartistide kohta, avastada nende kohta, kuidas võib-olla see stiil, mida ma tänapäeval kuulan, võib-olla ma kuulan mingit trap-muusikat, eks ole, või reggaeton muusikat, et kuidas selle muusikastiili juured tegelikult asuvad siis nii-öelda rändeteekondades. Ja võib-olla see laiem mõtlemine siin taga ongi just nimelt see, et liikuda asjadelt, mis on inimestele hästi tuttavad, rohkem eemale nii-öelda tundmatute või kaugemate teemadeni. Nii et kui noore jaoks on see trap-muusika ja reggaeton tuttav teema, mida ma kogu aeg kuulen ja naudin, siis võib-olla üks viis nii-öelda avada rände ja rändajate mõju ühiskonnale on just nimelt minna nende tuttavate teemade juurde, nagu näiteks see muusika, ja seeläbi siis avada rände nüanssi selle nurgalt, nii et tuua niisugune täiesti uus perspektiiv. Ütleme, et ränne on siis nagu mingi selline lääts, mille kaudu maailma vaadata, et mis on olnud siis rändajate panus erinevates kultuuriväljades. Ja teine koht, kus me, üks moment, kust on samuti võimalik meie mäng leida, on siis Futtuklassi enda virtuaalreaalsuskomplekt, ehk siis meie muusikaline rännak on ka selles komplektis, mida koolid siis Futtuklassi kaudu endale saavad tellida. Sellest siis pärast võib ka ilmselt tuleb juttu. Aga igatahes ka samuti on selles komplektis siis olemas vastavad tunnikavad ja instruktsioonid. Nõndaks, et kokkuvõtvalt veel saan mainida, et me oleme muusika ja rände teemat avanud veel palju laiemalt kui virtuaalreaalsus. Sellel samal leheküljel, mida ma kõigepealt teile näitasin päris alguses, on meil olemas ka desktopi versioon, ehk siis ütleme nagu arvutimäng, mis on tehtud sellel samal põhimõttel ja kus neid nii-öelda taustatekste ja taustalugemist muusika ja rände kohta on veel palju rohkem ja mis võib-olla niimoodi studeerimise mõttes on võib-olla palju põhjalikum, aga ta ei ole mõistagi nii interaktiivne ja nii haarav, kui on see virtuaalreaalsusmäng, aga siiski ma arvan, et ta on ka üsna kasulik, nii et koolides, kes virtuaalreaalsust ei soovi või te tahate ennem katsetada seda desktopi varianti, siis samuti pärast me saame jagada veebilinke, te leiate siis selle nii-öelda desktopi versiooni sellest samast mängust koos tunnikavadega. Ja kui te hakkate tunnikavasid rakendama, teid kasutama, siis te leiate kiiresti teekonna sellisele platvormile nagu Mondo rändekool, mis on selline ülevaatlik veebikursus, veebiplatvorm, kus on väga paljud erinevad rändega seotud aspektid hästi lihtsas ja selges keeles lahti selgitatud ja üks eraldi peatükk on pühendatud rändele ja popmuusikale, kus siis popmuusika ekspert selgitab need seosed omavahel lahti ja oleme loonud sinna ka igasuguseid huvitavaid infograafikuid ja muid selliseid põnevaid lahendusi, mis aitavad nii-öelda hästi ilusti visualiseerida, et kui te vaatate siin ekraanil samamoodi paljuski see lugu, mida ma teile just rääkisin, on võimalik rääkida ka sellises kaunis visuaalses keeles siin infograafikute näol. Nii et see oleks minu poolt praegu kõik. Kui teil on küsimusi, siis kindlasti saate praegu küsida või siis võtta meiega ka otseühendust. Nii et ma nüüd lõpetan siit esitluse ära. Vaatan, kas te näete mind. Lõpetan jagamise. Nii. Et sõna teile või Kristjanile. Ja aitäh. Kas kellelgi on küsimusi? Ma enne sissejuhatust tehes ei maininud, aga jooksvalt julgelt kirjutage oma küsimused chati ja siis me käime need kas peale ettekannet läbi või vastame pärast. Kas kellelgi on küsimusi?
minul on küll 2 tükki, ma küsiks kiirelt ära. Esimene on see, et nüüd kui pikk on üks tund VR-seadme ja Mondo muusikalauaga? Nii, kui tellida kooli see töötuba, siis see kui tellida kooli, siis töötoana või kui mul on juba koolis VR-seadmed olemas ja ma tahan kasutada Mondo rakendust? Neid saab teha, ühesõnaga ma ütleks niimoodi, et neid saab teha erinevas pikkuses, et meie etteantud töötubade formaat, selle järeltegevuse formaat saab olla selline paaristund, et 45 + 45, aga ma ütleks niimoodi, et tunnikavad on alati, need on nagu sellised soovitused, need on tegevuskavad, et tegelikult te saate nende tunnikavade põhjal ju, õpetajad panevad ikka kokku oma tunni, et te võite leida sealt lihtsalt ideid, mida kasutada selleks, et viia ellu just selline tund nagu teile kõige nii-öelda sobilikum ja aja mõttes kõige parem tundub. Nii et tegelikult saab hakkama ka täiesti 45 minutiga, kui sealt valida välja need elemendid, mis teile endale kõige rohkem nagu huvi pakuvad. Aga saab seda ka nii-öelda pikendada nii-öelda suuremasse formaati. Ja teine küsimus on, et mis teie tulevikuplaanid on, kas need näevad sisu juurde loomist VR-ile, VR-meediumile? Jah, aitäh, et sa mulle meelde tuletasid, et tulevikuplaanid on see, et kuna me oleme, eks ole, projektipõhine organisatsioon, meil alati sõltub, kuidas me asju saame teha projektide rahastusest. Ja mul on hea meel, et me saime jälle täiendava nii-öelda rahastuse juurde, et me saame jätkata nende VR-töötubadega, nii et kindlasti me saame järgmise 2 aasta jooksul neid koolidele siis pakkuda. Et võib meiega selles suhtes ühendust võtta, et kas me nüüd loome mingisuguseid täiendavaid elemente sinna mängu juurde või midagi sellist, siis hetkel seda plaani ei ole, et mulle tundub, et tegelikult saab luua selle ümber terve suure maailma ja seda veel tohutult põhjalikumaks seda muusika ja rände teemat muuta, aga hetkel me jääme praegu selle formaadi juurde, et mingeid uusi nii-öelda rakendusi sinna juurde ei ole plaanis teha. Meil on küll loodud üks teine VR-rakendus veel, mis on virtuaalreaalsus film, mis räägib, kus on võimalik siis kohtuda erinevate sisserändajatega ja pidada nendega siis teatud määral dialoogi ja õppida siis erinevate kultuuride kohta Ukrainast, Süüriast. See on ka väga huvitav ja seda on samuti siis Mondo veebilehelt võimalik tellida. Et meil on tegelikult 2 virtuaalreaalsusrakendust. Ja ma nägin, et siin oli küsimus, et kas need on tasulised või tasuta. Need on ikka tasuta. Need töötoad on tasuta. Ja Mondo muusikalaua rakendus Futuklassi komplektidel on ka tasuta, et see tuleb kaasa meie kooli komplektiga kõikidele Eesti koolidele. Okei, aitäh, Meelis! Väga tore. Ma ise olles proovinud sadu erinevaid hariduslikke virtuaalreaalsusrakendusi, võin öelda, et Mondo Musical Journey on väga hästi tehtud ja just see hand tracking seal VR-is ja kuidas seda mehaanikat on ära kasutatud, et see on super äge. Aitäh sulle! Aitäh sulle ja nägemist minu poolt. Pean kahjuks ise minema praegu ära, aga soovin teile head üritust. Aitäh! Nii, järgmisena on nüüd Päästeameti ettekanne, millest ma siis 2 põhjusel, mille me teeme hästi kiiresti. Esiteks sellepärast, et mina mitte Kätlin ei räägi Päästeameti rakendustest. Kes ei kuulnud, siis ta pidi minema kahjuks õppustele ja ei saanud osa võtta. Ehk siis ma hästi kiiresti käin Päästeameti esitluse läbi ja teiseks, et ajakavast kinni pidada. Nii. Et te peaksite nägema minu ettekannet, mille saatis mulle Päästeamet. Me teame, et Päästeameti töö on ennetada õnnetusi ja valmistuda kriisideks selleks, et siis meie elu ja vara ja keskkond oleks päästetud. Ja ma numbreid ise peast ei mäleta, aga ma tean, et peale seda, kui ennetustööde osakond loodi, on igasuguste õnnetuste läbi surmade arv väga suures osas vähenenud. Nii.
Ma nüüd libisen siin üle paljudest slaididest, aga üks ennetusosakonna suuri väljundeid on käia erinevatel üritustel, perepäevadel, laatadel ja mujal ja viia läbi selliseid simulatsioone või atraktsioone. Kindlasti te olete näinud ka, on erinevad tulekustutamise simulatsioonid, erinevad sellised mängud, mis siis on, vahest võib öelda, et selle ürituse kõige populaarsemad atraktsioonid just nimelt lastele. Ja tegelikult minu enda kokkupuude Päästeametiga on ka just selliste üritustega seoses, et see võis olla 2018 aasta äkki, kus me aitasime neil läbivalt Eestis läbi terve suve siis virtuaalreaalsusprillidega just sellistel väliüritustel erinevaid ohutusennetussimulatsioone läbi viia. Aga kui siin me näeme, on palju selliseid päris ja füüsilisi atraktsioone, siis Päästeamet on Eesti üks suurimaid hariduslikke VR-õppemängude arendajaid, võiks öelda. Meil on 6 erinevat virtuaalreaalsuse õppemängu, millest osadel oleme ka meie olnud abiks loomisel, aga 12 Eesti arendusstuudiot on samuti olnud neil partneriks, et luua siis veeohutuse teemal, pommiohutuse, hädaolukordadeks valmistumise, varjumise ja tuleohutuse teemal interaktiivseid VR-õpimänge. Siin on näha rannapääste ohutusennetus, selline simulatsioon, õppemäng, kus tuleb tuvastada uppuvat inimest, visata talle päästerõngast, märgata, kui beebi on rannas või kui keegi purjus peaga on rannale sattunud ja tuigerdab seal kuskile vee poole. Ja sellest siis märku anda ja teha läbi, harjutada, et mis on see käitumine, kui midagi sellist peaks juhtuma. Siin on ohutus teemal, et täpselt samamoodi, kuidas käituda, et likvideerida ohtusid, mis võiksid halvemal juhul lõppeda tulekahjuga. Keegi on jäänud suits käes magama ja nii edasi. Pliidil on tuleohtlik olukord, vorstid kärssavad ja nii edasi. Kamina uks on lahti, tikud, pommiohutus. See on nüüd, ma ütleks, üsna spetsiifiline, aga põhimõte on jällegi sama, et kuidas märgata, leida ja kuidas käituda ohtlike lõhke seadeldiste leidmisel, eelkõige siis looduses. Veeohutus samamoodi, kuidas ümber veekogude märgata ja tegutseda ohtude korral. Siin õpetab ka tegelikult väga hästi, et prügi käib prügikasti, mitte prügikasti kõrvale. Ja siin on teinegi kaasaegsem, võib-olla kui esimene veeohutuse rakendus oli 2017 aastal. Ma korraks panen keegi soovib liituda meie seminariga. Kui esimene Päästeameti veeohutuse simulatsioon oli 2017 aastal, siis nüüd need viimased on 2021 aastal loodud. Ja hädaolukorrad, need pildid on natuke tumedad, aga nüüd COVID-i tulles ja sellise ülemaailmse karantiini kehtestamisel oli see väga aktuaalne. Ehk siis, mis mul peab olema kodus ja kuidas ma pean käituma, kui ma ei tohi 2 nädalat minna koduksest välja. Siin on söögivarudest, sellest, mida peab tegema, kui mul pole elektrit, vett, kui palju peab varuma, kust ma saan kodust puhast vett, kui vett enam kraanist ei tule,
kuidas ma olen uudistega kursis ja nii edasi ja nii edasi. Väga palju head materjali ja kõik need on interaktiivsed õppekogemused virtuaalreaalsus prillidega sellel samal kõige populaarsemal MetaQuest prillipaaril kättesaadavad. Sa pead päriselt oma kätega seal keskkonnas ringi käies neid olukordi lahendama, läbi selle õppima. Väga kasulik. Nüüd, kellel ei jäänud meelde, kust või millistel teemadel neid õpimänge on saadaval, siis kui te lähete futuglass.com, siis me oleme kõik enda sisu, enda hariduslikud veermängud ja ka partnerrakendused siia üles loetlenud ja kui te lähete, see on eesti keeles on ka kättesaadaval see leht. Kui te lähete kerite allapoole, siis alguses on Futuglassi asjad, keemia, füüsika, aga siis on ka teised järjest loetletud, sealhulgas Mondo. Ja kui te liigute hiirega ükskõik millise nende peale, siis te näete sellist videot ja te saate lugeda lisaks. Mõnele saate alla laadida ka tunnikava, täpsemalt lugeda, kuidas seda kasutatakse. Ja kui te peale vajutate, siis on pikemad videod. Ja see käib kõikide Päästeameti rakenduste kohta täpselt samamoodi. Et peale minnes te saate vaadata, millega on tegu. Ja kõik Päästeameti rakendused tulevad täpselt samamoodi tasuta Futuglassi koolikohvritega kaasa. Et me pakime need kõikidele VR-seadmetele peale, mis meie poolt koolidesse lähevad. Minu poolt on kõik. Ma annaks kohe sõna edasi. Kellel on Päästeameti rakenduste kohta küsimusi, küsige kohe või kirjutage chati ja muus osas palun Merit. Aitäh. Jagan teiega oma ekraani. Nii, ma loodan, et te näete mu esitlust, sest mina enam kedagi teist ei näe peale ainult enda ekraani näeme. Tere, mina olen Merit Eier, ma olen Vändra gümnaasiumis keemia füüsikaõpetaja ja 7. klassis annan juba loodusõpetust ka. Ja räägin siis natukene sellest enda kogemusest, et kuidas mina VR-seadmeid olen oma keemia füüsikatundides kasutanud. Kõigepealt siis Futuglassil on olemas siis terve hunnik keemiaõpimooduleid, 10 tükki on neid praegu kokku. Ja kõige esimesena sain mina proovida sellist moodulit nagu reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine. Ja siis õpetajana sattusin sellest ahvi vaimustusse, et kui äge oleks, kui minu õpilased saaks ka niimoodi õppida. Ja siis seda moodi see Futuglassis minu õpetajale tuli. Et keemia õpimooduleid on kokku siis praegu 10 ja füüsikas on praegu 7 moodulit. Et keemia õpimoodulid on sellised, kus pigem õpilane saab seal ise toimetada, et selline abistav hääleke, Kristjani hääleke, siis natukene neid seal õpetab, aitab. Et õpetaja saab olla nagu sellise juhendaja rollis ja füüsika õpimoodulid on sellised, kus on rohkem sellist probleemi lahendust, kus õpilane saab siis ise seal toimetada, öelda, et nüüd tee nii või tee naa ja siis näha, mis siis edasi saab. Et mina õpetajana olen väga nende nii keemia kui füüsika õpimoodulite fänn. Kõigepealt, kuidas mina siis esimest korda katsetasin neid VR-seadmeid. Minul õnnestus saada, tookord oli veel Progetiigri rahastus, kõigepealt 8 paari prille meile kooli. Ja eks ma ise alguses ka natuke selline, ikka pelgad selliseid uusi asju, aga mul oli just sellel ajal Rakett 69 õpihuvilaager. Seal olid mul sellised õpilased, keda ma teadsin, kes on natuke rohkem huvilised võib-olla. Ja nendele ma julgesin siis need anda kätte mängimiseks. Ja nendega läks hästi ja siis edaspidi, kui meil olid tunnid, siis need samad õpilased said ka teisi natuke nagu juhendada. See meetod või võimalus, kuidas mina kasutan VR-prille kõige rohkem tundides, on õppimine jaamades. Kuna mul ei ole neid VR-seadmeid nii palju, et ma saaksin anda kõigile kätte,
enamikes klassides on nii, et ma saan anda pooltele õpilastele korraga kätte. Sõltuvalt siis õpilaste arvust. Et siis mina olen nii teinud, et õpilased jaotan rühmadesse, sõltuvalt sellest siis, et kui palju õpilasi klassis on. Mõnes tunnis siis on kas näiteks 3 jaama või 4, nii et õpilased oleks siis kogu aeg mingisuguses töös nii-öelda. Näiteks siin on mul ekraanipildid reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise teemal. Et esimene jaam oli selline traditsiooniline, peavad paberil ülesannet lahendama, teine jaam oli selline, kus saavad molekulimudelitega nii-öelda mängida. Ja üks jaamadest oli siis see VR-jaam. Ja et nad siis roteeruvad, et saavad kõik jaamad nii-öelda läbi käia. Meie koolis on nüüd sellest õppeaastast kõigil paaris tunnid 80 minutit, et enamasti selline jaamades käimine selle 80 minuti jooksul saab nii, et kõik saavad nagu VR-ga proovida. Ja mulle õpetajana nagu tundub küll, et see nagu töötab, et nad saavad ühte teemat õppida erinevate nurkadelt. Et see VR nagu lisaks kõigele muule selle tavalisele tunnile, et see annab ikkagi nagu midagi juurde, sest keemias ja füüsikas on asju sellised, mida pead nagu hästi hoolega ette kujutama, et see on paljudele lastele raske. VR-tundides õpilastel mina lasen valida, kas nad tahavad istuda või püsti olla. Mõnes moodulis on rohkem vaja nagu ennast liigutada, näiteks sama reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine, et vaja võtta ja panna ja asetada. Aga näiteks kui nad on mul sõitnud VR-seadmega kosmosesse, siis kui õpilane soovib, siis ma olen lubanud tal ka istuda. Siis on meie koolis ka väikeklassid, kus on erivajadustega lapsed. Siin pildi peal ongi üks väike klass ja nemad ka väga edukalt toimetavad ja neile tegelikult hirmsasti meeldib. Et võib-olla on see nendele lastele just sellepärast hea, et nad on seal siis hästi keskendunud sellele teemale või sellele ülesandele, mis neil siis parasjagu on. Siis on siin üks selline tavapärane tund nii-öelda, et minul on 2 sellist peamist ruumi, kust ma tunde teen ja kus ma ka VR-seadmeid kasutan, et üks on õppelabor. Kui mul on õpilasi vähem või olen saanud õpilased rühmadesse jagada, siis seal laboris laudade vahel saavad väga edukalt toimetada. Ja teine ala, kus on minu meelest natuke mugavam selline, mida me kutsume jalutussaaliks, et siin kohe parempoolne uks on see minu labori uks, et see on selline kohe minu ukse taga, et selline avaram ruum, kus kohas õpilastel on rohkem seda ruumi, et nad saavad kätega vehkida ja nagu olla teineteisest rohkem eraldi, et keskenduda sellele, mis nad parasjagu tegema peavad. Et siin pildi peal on hästi näha ka, et seal samas on meil pingsilaud ja selline istumisala ja see on pigem siis koolis selline ala, kus õpilased nagu veedavad oma vaba aega, et kui õpilased on selles VR-seadmes, siis ega neid väga ei huvita, mis ümberringi toimub, et nad suudavad nagu olla keskendunud 100% sellele asjale, mis neil VR-seadmes parasjagu toimub. Siin on mul 2 sellist pisikest videoklippi ka. Heli nendel ei ole, aga lihtsalt näete, et missugune selline tavaline VR-tund siis võib välja näha. Ja siin oli näha ka, et üks õpilane tagapingis ei soovinud VR-prillidega toimetada, siis temal andsin lihtsalt traditsioonilise ülesande õpikuga tegutseda. Ja siin on üks teine VR-tund, siis, kus me olime seal jalutussaalis, kus on rohkem ruumi. Siis mõni tund on ka täiesti selline, kus nad istuvadki oma tavaliste laudade taga ja toimetavad VR-seadmetes ja mida suuremad õpilased on, meil on nii põhikool kui gümnaasium, mida suuremad õpilased on, seda rohkem saab VR-tunnis õpetaja nagu puhata ei ole päris õige sõna, aga nagu ollagi juhendaja rollis, et õpilased toimetavad nagu täiesti ise, sest seal nad nagu etapiviisiliselt liiguvad siis kas järgmisele tasemele või raskemate ülesannete poole.
et see nagu haarab neid hästi kuidagi endasse. Ja mida see Futuklass siis õpetajale annab, et võib-olla on see just sellisele algajale õpetajale hästi kasulik. Et Futuklassil on õpetajate portaal, kus on nende õpimoodulite kohta tunnikavad. Näiteks mina olen võtnud siin selle reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise oma. Seal on siis kirjas, et mis seal moodulis õpitakse, mis seal tehakse, missugused tasemed seal on, et õpetaja teaks siis, kus maal näiteks tal õpilane on, et kui õpilane räägib, et ta näeb seda ja seda, siis õpetaja teab, mis ta seal tegema peab näiteks. Ja mis mulle hästi meeldib, on see, et iga selle tunnikava lõpus on selline refleksiooni koht, et mis saab siis kas QR-koodiga või lingiga õpilastele anda, et kus nad peavad siis oma teadmisi proovile panema. Ja õpetajana saab siis nende valmis tunnikavade põhjal luua õpetajate portaalis sellise klassi ja panna siis sinna kindel moodul, mida nad seal tegema peavad ja näha siis nende õpilaste tulemusi ja arvutusi, et kuhu maale nad on jõudnud, mis tasemel, kui kaua neil on aega läinud ja nii edasi. Et see annab sellise ülevaate, et kuidas nad seal edenenud on. Siin on mul siis näha üks selline tabel, mis tekib sinna õpetaja portaali, kus on siis õpilase nimi, mis number seade tal oli, kas ta on lõpetanud või ei ole. Siin on tulemusena valmis, osadel moodulitel on ka kirjas, et mis tase, et mitu taset on ära teinud või mingisugused punktid nii-öelda. Ja siin on siis näha, et kui palju aega on kulunud. Et tihtipeale on ka see, et õpilased on hästi erinevad, et siin on ka näiteks üks õpilane on saanud 9,5 minutiga tehtud, teisel on läinud 20 minutit ja natuke peale. Et see VR-seade võib-olla võimaldab ka rohkem sellist individuaalsust, et see õpilane on oma seadmes ja ta saab siis omas tempos edasi liikuda. Lisaks on meil koolis üks selline nagu õpilaste puhkeruumi taoline koht ka, kus on diivan ja kus on selline võib-olla natukene nagu vabam olek, et siis mina olen lubanud seal õpilastel täiesti ka lihtsalt diivani peal istuda ja kes siis ise valib, et kes istub, kes seisab, et see VR-tund võib-olla ongi natukene selline vabam tund, sest sellest ei olene, et mismoodi ta tunnis on, kuidas ta õpib, sest ta on niikuinii sinna VR-maailmas nii-öelda haaratud. Nagu ikka kõikide asjadega, et igal asjal on nii positiivsed kui ka mõned negatiivsed asjad, et siis räägin natukene sellest enda kasutaja kogemusest, et mis mina siis oskan nende VR-ide kohta öelda. Õpetajale ja õpilastele mõlemale on see VR-i maailm üldse selline uus ja huvitav. Ja ma olen märganud, et see pakub õpilastele rohkem emotsioone kui nii-öelda tavaline tund. Ja ilmselt on see sellepärast, et õpilane saab seal kohe tagasi, et kas mul läks õigesti, kas mul läks valesti, mis ma peaksin muutma, kus ma peaksin midagi vaatama. Ja enne ma vist ka juba mainisin, et keemias ja füüsikas on palju selliseid asju, mida ma ei saa anda kätte, et mis need oleks et ma annaksin kätte midagi sellist, mis on käega katsutav, mida tegelikult ei ole mul anda. Et seal VR-prillides on, näiteks ta saab seal reaktsioonivõrrandite tasakaalustamist, saabki tõsta seal neid osakesi vaadata, et asjad oleks tasakaalus. Et see muudab selle abstraktse asja võib-olla paremini ette kujutatavaks õpilasele. Ja ma olen märganud ka seda, et õpilane hakkab ise ennast nagu õpetama ja ennast kiitma, ehk ta hakkab ise endaga rääkima sellel samal ajal, kui ta teeb mingisugust näiteks keemia õpimoodulit läbi. Et ta ise räägib, ma saan sealt need prootonid, ma saan sealt selle, hästi läks, väga hästi. Järgmine, et ta hakkab ise ennast nagu innustama, et see on minu meelest selline hästi tore asi. Ja muidugi see, et õpilane on päriselt 100% haaratud, et tal ei ole muud varianti, et kui ta paneb VR-prillid pähe, siis ta ongi selles ülesandes ja ta peabki seda tegema. Ja keegi, kes isegi kõrval pingsi mängib, et see ei sega. Ja mida rohkem õpilased VR-seadmetega kogemusi omavad, seda rohkem saab olla õpetaja nagu juhendaja, et ei pea olema see, kes kogu aeg ise räägib ja kogu aeg ise see aktiivne on. Et saab olla lihtsalt õpilastele olemas.
Ühes moodulis, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis on see aatomi ehituse oma, siis selle mooduli läbimisel mina õpilastelt kalkulaatorist, et kui nad peavad selle lisama kindla arvu prootonid ja neutronid, et mingi kindel aatom valmis teha, siis vahel on need selle mooduli lõpupoole juba nii väsinud, et nad ei suuda enam lihtsalt tavalise matemaatika tehtud teha, siis mina seisan kalkulaatoriga kõrval ja nemad ütlevad mulle, mida ma arvutan ja nemad siis kasutavad neid arve seal moodulis. Ja negatiivse poole pealt on see, et mul on olnud siiani 3 õpilast, kellel hakkab pea koheselt ringi käima valutama. 2 nendest on prillikandjad. Ja 2 tüdrukut on sellised, kes on iga kord, kui me oleme veertundi teinud, nad alati proovivad ja siis üsna varsti võtavad ära, ütlevad, et neil hakkab halb. Ehk siis see eeldab seda, et mul peab olema kogu aeg plaan B. Et kui see õpilane ei saa või ei taha või näiteks Wi-Fi peab alt, et siis mul peab olema alati see tagavara variant nagu olemas. Ja kuna mul ei ole 20+ seadet koolis, siis kõik õpilased ei ole paratamatult korraga kaasatud. Aga ma tean, et on õpetajad, kes kasutavad VR-seadmeid nii, et üks VR-seade rühma peale ja ülesanded on üles ehitatud nii, et see õpilane, kes on VR-maailmas, see peab siis jagama enda teadmisi teistele õpilastele, kes siis näiteks peavad mingit ülesannet selle sama asja kohta nii-öelda paberil täitma. Ja kui nüüd tekkis huvi, siis Futuklass ja Kristjani poole võib pöörduda ja kui on konkreetsemalt keemia ja füüsika moodulitega seotud küsimusi, siis mina olen ka olemas ja minu meiliaadress on siin. Ja aitäh ja kui teil on küsimusi, siis ma olen valmis vastama. Aitäh, Merit! Ma tean, et su sissejuhatus oli tagasihoidlik, aga meil on tegemist 2023. aasta Pärnu aastaõpetajaga, aasta gümnaasiumiõpetajaga. Aitäh! Merit on aidanud meid ka Futuklassi sisu loomisel, et kui me oleme uusi keemia õpimooduleid disaininud, siis me oleme põrgatanud Meritile, et mis tema arvab, kui õpetaks nii virtuaalreaalsuses. Aitäh sulle, sellest on olnud väga palju abi. Nii, Margit, oled sa valmis? Okei, aga siis sa võid korra veel öelda, kust sina tuled ja mis sa teed ja siis ekraani jagada. Nii, kas on hästi näha ja kuulda? Ja, on küll. Suurepärane. Tere, mina olen Margit Randma siis Põltsamaa Ühisgümnaasiumist ja olen hetkel siis põhikooliastme kunstiõpetaja ja VR-prille olen siis kasutanud Põltsamaal õpetades enamuse oma ajast. Me kasutame ka Oculus seadmeid ja meil on neid 14 komplekti. Ka meie keemia ja füüsikaõpetajad ja mõned aineõpetajad veel siis aktiivselt neid kasutavad. Aga mina teile täna räägin siis, kuidas kunstiõpetuses meil see asi välja näeb. Nendel on umbes 300 õpilast aastas ja enamus aastad on peaaegu nad kõik saanud korra aastas need prillid ette ja oleme teinud mingi osa kunstiõpetuses siis VR-prillides. Miks mina alustasin ja kuidas, et meie koolis oli väga tore haridustehnoloog, kes kiskus kohe niimoodi, et tule, mul on midagi lahedat sulle näidata ja nii nagu eelnev kõneleja rääkis, et kui need ette saad, siis sa oled seal maailmas sees ja see kõik on nii äge. Ja mina ka kohe innustusin ja oma tunni kavad siis igas klassis niimoodi lõin, et VR-prillid on ka sinna kaasatud. Ja mis rakendusi mina oma kunstitunnis kasutan, on Sculptor VR. See on selline tore alustamise asi, ka isegi
4. klassile olen siin loovusõpetust andnud ja olen ka mõnele 4.–5. kunsti andnud, et ka nendele ma olen siis selle programmi kätte andnud, et nad lihtsalt saavad katsetada, mängida, kas on mingi loovülesanne antud. Aga nüüd näiteks 7. klassis, kus minul on selline suurem skulptuuriblokk ja teema, siis me kasutame siis suuremahuliste skulptuuride loomiseks siis seda rakendust. Siin on siis selline mingi mänguline asi näidiseks, aga ma annan neile mingi ülesande ja siis nad peavad seda siis tegema, sest koolis see, et me saame teha skulptuure on täitsa võimalik, siin on üks näide, aga need on pigem sellised pisikesed ja need postamendid ka siis, kuidas neid luua. Aga nüüd selle skulptor veeris, nad saavad luua väga-väga suuri kujusid, samas nad saavad neid muuta hästi pisikeseks või teha nad väiksena ja siis ühe käe liigutusega teha need suureks, tunda, kuidas mõjub skulptuur. Samas ka see 360 kraadi, et skulptuur peab olema vaadatav absoluutselt igalt poolt. Et nad saavad selle kogemuse ja see on selline asi, mida me siis suuri pronks- ja marmorkujusid me ei saa luua. Aga see rakendus väga hästi siis toetab ja võimaldab seda. Ja teine, mida me väga aktiivselt kasutame, miks ma ütlen ma kohe jõuan sinna, miks ma kasutan mitmuse vormi, aga jah, et kunstiõpetuses ma olen siis sellise tunnikavad siis loonud, mis puudutab tänavakunsti ja me kasutame siis kingspreid ja tunnid on mul siis niimoodi, meil on ka koolis kunstitunnid on paaris tunnid. Ja esimeses teises tunnis me räägime tänavakunstist, me räägime stencili tehnikast, erinevatest tehnikatest. Nad ise mõtlevad siis visandeid, kavandeid välja ja loomulikult tuleb ju õpilasel kohe suur tahtmine seda ka proovida ja selleks, et meie ilus Põltsamaa linn ikkagi peale minu kunstitunde puhtaks jääks, siis ma võimaldan neid kunstitunnis proovida ka spreivärve. Ja siis paralleelselt selles esimene teine tund, kus me tänavakunstist räägime, nii-öelda see uurime, vaatame, siis on mul klass pooleks tehtud ja pool klassi läheb ja kasutab siis seda graffitit, seda Kingspray rakendust. Meil ei ole selline, et on käed, vaid meil on ikkagi need pultid käes ja pultidel on täitsa selline nupp, et ta täitsa tegelikult reaalne tunne tekib, nagu sul oleks spreipurk käes ja sa päriselt vajutad ka nuppu. Seal on tohutu värvivalik, seal on nende erinevate otsikute valik, erinevate kohtade valik, et noor saab ennast välja elada täpselt seal, kus ta tahab, on majaseinad, on sildade alused, on rongivagunid, kus iganes ta siis tunneb, et oleks seda tore teha. Ja seejärel tuleb meil järgmine kord, siis on siis nädalavahet ja siis 3., 4. kunstitund on siis need, kus nad reaalselt päris spreivärvidega siis oma stencilit teevad, küll paberi peale, et mitte enam seintele. Ja ma olen täheldanud, et läbi selle, et nad on VR-is seda saanud teha, nad oskavad neid spreivärve kuidagi paremini kasutada, nad teavad, et on erinevad otsikud spreidel ja see ei ole nende jaoks täitsa uus, vaid nad on siis juba proovinud siis selles virtuaalkeskkonnas selle ära. Siin on nüüd näidatud selle video peal justkui kaugelt vaadates, et tegelikult õpilane näeb ennast niimoodi kätena, jah. Et ta näeb oma käsi ja ta näeb, et tal on käes spreipurk ja siis saab ka siis jah, selle kogemuse, et kui ta astub seinast kaugemale, siis see lehvik töötab ühtemoodi, ta saab ka siis otsi muuta, et need lehvikud muutuvad, kui ta astub lähemale. Et seal on väga reaalne see kogemus. Ja siis jääb ka Põltsamaa linn puhtamaks, et nad saavad siis virtuaalselt selle ära teha. Nii. No see nüüd näeb välja siis, kuidas üks oli sisu, mida näevad nemad ja see on see siis, mida näen mina.
parasjagu siin käib siis graffitite tegemine kuskil Brooklyni silla all või kus nad parasjagu on. Ja siis jah, pärast seda kogemust nad siis teevad reaalselt siis päriselt siis stencleid juba spreivärvidega. Üks purk maksab 8 €, tavaliselt üks selline 10 eri värvi mul on, aga VR-is saavad nad siis ennast välja elada siis kümnete eri värvidega, et saavad proovida siis erinevaid üleminekuid ja varja. Mida siis tähele panna, et siin samad asjad ikka nagu ka Merit välja tõi, et see klassi suurus, et meil ka ju põhikoolis on 20–24 õpilast klassis. Meil on Kingspray ja need on 12 seadmes sees, et ongi täpselt poolele klassile. Lisaruumi vajadus, et tooksin siin välja siis selle, et koridorides me paraku ei saa teha, sest meil on paaristund ja siis tihti need seadmed on valmis pandud haridustehnoloogi poolt ja kui sinna tuleb vahepeal vahetund sisse, et siis nad on seal kuidagi põrandal ja selleks on siis jah, et mõnikord see täitsa nagu probleemiks tulnud, et ei saa aulat või võimlat broneerida, et mõndade klassidega me oleme siis püüdnud mingeid muid lahendusi leida, et kuhu me need seadmed siis üles paneme, et vahepeal neist keegi üle ei käi või nad sinna vedelema ei jää. Seadmete hooldaja küsimuseks, et see ka, et kes neid siis hooldab, milline aineõpetaja või kuidas see koolis on korraldatud, et see on see, mis peaks läbi mõtlema ja mõni õpilane ei talu VR-i. Et mina olen 4 aastat sellega tegelenud ja mõtlen, et mitmed sajad õpilased on neid mul kasutanud ja ma üritasin siin meenutada, et ma arvan, et äkki on 2 õpilast kõikide nende 100 peale olnud, kes ei panegi ette ja ei saagi. Kõiki oleme saanud, neid protestijaid on olnud rohkem kui 2, kes on öelnud, et nad ei saa, aga kui me oleme rääkinud, siis selle tegeliku põhjuse välja selgitanud, miks ei saa, et siis me oleme sellest üle saanud või oleme meelitanud korra ette ja siis ta ei võtagi neid ära. Et peab natuke julgustama ja siis on ka tulnud ette seda, et võib-olla mingites klassides on hea ette teatada, et me teeme VR-i järgmine kord, sest et on tulnud takistuseks ka tüdrukute meik, et miks nad ei taha neid ette panna. Aga päriselt, kus on lapsel probleemi ja ta ei panegi ja ei saagi, on vist 2 õpilast kogu selle aja peale kokku olnud. Ja siin on väike videojupik, kus on näha hoopiski 4. klassi last skulptor VR-is siis ehitamas hoopiski linna ja see ei ole nüüd kunstiõpetuse tund, vaid meil 4. on loovusõpetuse tund ja siis sellist fantaasialinna nad seal siis ehitavad, et parasjagu siin mingi torni tegemine käib, et vahepeal see kiki varuki. Nii. Et ma olen juba põgusalt puudutanud, et kuidas siis meie oma koolis selle lahendanud oleme ja miks ma vahepeal meie vormi kasutan, on see, et meil need tunnid on kõik koostöös haridustehnoloogiga ja see näeb välja siis niimoodi, et tema on õpilastega siis aulas või saalis või kus parasjagu ja mina olen siis teise poole klassiga. Mõnikord me oleme ka teinud 3, siin on oleneb siis tööst, aga üldjuhul, kuna meil on 12 seadet, siis me saame pooleks teha. Et mina olen teise poole klassiga siis klassiruumis ja teeme mingit muud ülesannet. Ja õpilastel on siis teada, mida nad VR-is peavad tegema. Haridustehnoloog on nende juures, tema on seadistanud need prillid, tema on need valmis pannud, tema vastab nendele tehniliste küsimustele, aitab ja juhendab ja see kunstipool on siis, selle sisu loomine on siis minul. Jah, et need koridorid ma olen kirjutanud, me oleme häda pärast kasutanud, aga et see on nagu ei ole nii hästi ja nii tõhus olnud. Ja mida see siis tundidele annab, et saab teha asju, mis on muidu keerulised või siis ka võimatud, nagu need suure tohutult üle elu suurused mingid skulptuuride loomised, või siis ka graffitite tegemine igale poole, kuhu parasjagu hing ihkab ja isu peale tuleb, et ilma suuremate probleemideta saab seda rahulikult siis teha ja välja elada. See on õpilastele motivatsiooniks
et nad juba ootavad, et kas me teeme VR-i ja millal me teeme ja siis see on asi, mida oodatakse. Ja nad on jah tõesti väga seal sees ja naudivad seda. Ja õpilased saavad muidugi uusi teadmisoskusi VR-rakendusega töötamiseks. Jagan oma kogemus, kus ühe kunstikonkursi raames õpilased võitsid üle-eestiliselt auhinna ja seal siis auhinna kätteandmine, kõik see toimus TalTechis, Tehnikaülikoolis ja siis seal ka siis nendele auhinna võitjatele tehti siuke uhke töötuba, et saame VR-i kasutada ja nemad näitasid ka, mida nemad arendavad seal meditsiinitudengitele anatoomia õppimiseks ja selliseid, siis oli nii tore vaadata, kuidas meie kooli õpilased olid neil olid pädevad selles, et nad panid kohe need prillid ette, kohe oskasid, et ei pidanud juhendama, et mul oli kohe kõrval siis teiste koolide õpilasi, kes siis natuke pelgasid, kartsid, oli näha, et nad kasutasid seadmeid esimest korda, nad ei teadnud neid nuppe, aga et meie kooli õpilased juba kohe seal oskasid teisi juhendada ja ise ei kartnud ja olid pädevad selles. See on paraku ilmselt meie tulevik üks oskus, mida ka õpilastel on vaja. Ja siis boonus ka õpetajale, et mul on klassis poole vähem õpilasi, me saame töötada hoopis mingis teise nurga alt, hoopis teistmoodi asju teha ja siis poole tunni pealt veel vahetub see seltskond, et see on ka selline tore vaheldus. Ja naljaga pooleks, mida see VR annab, et siin on päriselt mul kunstiklassist ühe töise kolmapäeva õhtupilt siis, et mõnikord paraku tekib seda prügi ja muid asju, aga VR on väga keskkonnasäästlik, et spreivärve ei kulu ja ajalehti ja muud asju, mida siis võib-olla muidu kunstitunni aeg-ajalt produtseerib, kuigi me üritame kõik ära kasutada. Aitäh teile ja ma olen valmis küsimustele vastama ja ma julgustan kõiki, kes kahtlevad, teha algust ja siis olete te seal maailmas sees ja väga-väga tore vaheldus tundidesse. Aitäh! Aitäh! Väga inspireeriv on see kunstitunni läbiviimine selliselt, et sa saad graffiteid teha ja tänavakunsti õppida. Väga lahe, et nüüd meil on see graffiti valik natuke muutunud, et need komplektid, mis me välja saadame, seal on siuke rakendus nagu Painting VR, kus saab ka graffiteid teha, aga ta on natukene teistmoodi. Tahtsin teile jagada, et me koole, kellel on juba VR-seadmed olemas, siis me katsetame sellist kummilotudega kõrvade või heli isoleerimist, et tahad näha siuke mikiir välja natuke, siis saad need kummilotud panna siia külge. Mis see teeb on tegelikult, et kui on ruum, kus on palju müra, siis need suunavad sealt helikanalist tuleva heli ilusti siia kõrva sulle ja tähendab seda, et siis sealt rakendusest, kogemusest tulev heli on mulle paremini kuulda ja väljast tulev müra on mulle vähem kuulda. Siuke väike nüanss, et kui muretsetakse heli pärast ja meil rohkem sisulisi teemasid ei olegi. Ma tahtsin teha kiire ülevaate, et millised need Futuklassi koolikomplektid on. Et kui siin on üks kohver, kus on siis küljes lukk ja rattad on all, 6 VR-seadet, siin on küll 4 tükki, 6 VR-seadet on sees. Igas selles augus on ka juhe, ehk siis saab need seadmed laadima panna. See laadimine on lahendatud niimoodi, et on selline laadimisklots ja siis siit tuleb see juhe välja, mis tuleb pistikusse panna. Et need ongi need Futuklassi koolikohvrid. Ja nüüd üks asi on see riistvara, ehk siis need seadmed ja see kohver ja laadimislahendus. Aga teine ja palju olulisem osa on tegelikult see sisu, ehk siis et nendel prillidel oleks ka mida kasutada peal. Ehk
ehk siis on see putuklassi enda meie keemia-füüsika õpimängud või on see kunsti jaoks midagi või võib-olla bioloogia või me kuulsime siin rände ja muusika kohta, Päästeameti simulatsioonid, et kõik need teemad, mis meil siin täna läbi käisid, need on saadaval eesti keeles ja väga-väga palju muud hariduslikku sisu on ingliskeelsena kättesaadav. Jah, minul rohkem midagi öelda ei ole. Ma korra klõpsen, vaatan, kas... on küll tegelikult paar küsimust tulnud, et kas oskame öelda, kas sel aastal enam IT-vahendite soetamiseks koolidele toetust ei anta? No, mul on hea uudis ja halb uudis. Ma alustan halvast. Et Progetiiger minu teada enam ei jaga vahendeid, et siin käimas olev sõda ja muud suured teemad on võtnud ära vahendid, mida enne jagati digiõppevahendite tarvis, mis on kurb. Et digipädevus meil kindlasti koolides vajab kaasa utsitamist lisavahendite näol, et ma loodan, et need vahendid tekivad. Ja nüüd hea uudis ongi see, et tõenäoliselt tekib mingid alternatiivsed projektirahastusallikaid. Ma ei oska seda täna öelda, sest minu endagi jaoks oli suhteliselt uus see uudis, et Progetiiger see aasta vooruga välja ei tule. Mida kõik saavad teha, on kirjutada Progetiigri endisele projektijuhile näiteks. Või ta vist tegelikult on praegu ka veel. Et äkki on tekkinud mingeid võimalusi. Küll aga ma soovitan seda, et kui teil õnnestub, kas siis koolieelarvesse või mingitest muudest rahastusallikatest leida vahendeid, siis alustama ei pea suurelt. See, et teil on kõikidele VR-seadmed, see ei tähenda, see ei pea olema esimene samm. Esimene samm võib olla kas või mõni seadet või üks kohver kooli, mis võimaldab õpetajatel tutvuda sisuga ja juba algust teha ja tegelikult siis on igasugustele projektirahastustele palju parem ka tulevikus taotlusi kirjutada, sest te saate konkreetselt näidata, et teil olid juba seadmed olemas, mitte et teil ei tekkinud huvi selle rahastusvõimaluse nägemisega, vaid teil on kogu aeg huvi olnud, te olete kogu aeg tahtnud. Nüüd lihtsalt on see võimalus teil soetada nii palju komplekte, et kõik õpilased saaksid korraga VR-is õppetööd teha. Vot, kui tuleb mingi rahastusvoor või võimalus, siis ma kindlasti annan sellest märku ka e-maili teel, et Putuklassi kanalites. Praegu ma ei tea, et midagi alternatiivset oleks, sest see Progetiigri voor on olnud tegelikult väga hea koht, kust koolid on saanud soetada VR-seadmeid. Et ma arvaks, et enamik Eesti koolidest on oma koolikohvrid ostnud just nende vahenditega seal. Aga minul rohkem midagi öelda ei ole ja kui keegi tahab küsida, siis on viimased sekundid praegu. Kui ei taha, siis ettekanne on salvestatud. Nüüd ma vajutan nuppu, laen selle üles YouTube'i ja saadan kõikidele osalistele, sealhulgas registreerunutele lingi. Ja need materjalid, ehk siis see video on relevantne suhteliselt pikalt, sest need VR-rakendused on olemas, kättesaadavad ja õpetajate tunnikavad kehtivad samamoodi täna ja homme ja ka aasta pärast. Ja ma usun, et kõik on valmis ka vastama küsimustele, kui te neile otse kirjutate. Ma tänan kõiki tulemast ja soovin edukat lahedat õppeaastat. Tšau! Aitüma!